Aga siin energiast on juttu kõvasti, muidugi komisjonis ei ole sellest juttu olnud, eks ole, aga viimastel päevadel on väga palju juttu olnud sellest Paldiski salvestist. Ja mina olen aru saanud niimoodi ühest intervjuust, et see salvesti nagu läheb ka hirmus palju maksma ja riik peab andma talle garantii, eks ole, ilma selleta, ilma riigi garantiida ei hakanud seda tegema. Ja siis kuskil intervjuust jäi mulle meelde, et nad kavatsevad sinna Paldiskisse teha niisuguse augu 600 meetri sügavusele, kuhu peaks siis mahtuma umbes 10 Ülemiste keskust. Et minule kui lihtinimesele jääb see nagu sügavalt arusaamatuks, et mis ikkagi nüüd siis on, kas see on siis meretuulepargi asendus või... No, tegelikult see veel kord uuesti viitab sellele, et meil ei ole selget arusaama ja sihti, mis üldse energiamajanduses toimub. Sest et kuidas on võimalik see, et tehakse erinevad otsused sama meretuulikute parkide otsused ja meil ei ole Riigikogust läbi käinud see uus energiamajanduse arengukava. Et kuidas on võimalik, et valitsuses 3 partei esimeest midagi kinniste uste taga otsustavad, aga Riigikogu ja põhimõtteliselt ka ühiskond ei ole kaasatud nendesse otsustusprotsessidega. Et kui teil on soov teha niivõrd suuri investeeringud, olgu see siis salvesti või siis mõned muud, et ma saan aru, et meretuuleparkide juurde tahetakse veel tagasi tulla. Et see kogu arutelu peab enne olema kinnitatud konkreetses arengukavas ja läbi debateeritud Riigikogus. Mitte nii, et me alguses otsustame ja siis koputame mingisuguse arengukava selle järgi ära. Ei, need protsessid peavad toimuma vastupidi, aga kahjuks demokraatia ei ole see märksõna, mis käib selle valitsuskoalitsiooni kohta. Nojah, demokraatia on niisugune nagu ta on, aga räägime natukene Rail Balticust ka. Rail Balticu tasuvusarvestuses lehekülg number 174 on kirjutatud, et ülalpidamine maksab igal aastal 460 miljonit pluss hooldus- ja remondikulud. Kas siis nüüd selle uue prognoosi järgi kumb summa on siis õige, et kui palju see Rail Baltic siis ikkagi maksma läheb, kas 19 miljardit või 10 miljardit? Et need numbrid tõesti kogu aeg muutuvad, et seal on vahe, et kas ehitatakse välja nii-öelda selle 2, eks ole, rööpapaariga ühega, et praegu ongi mindud nii-öelda selle odavama versiooni peale ühe rööpapaariga ja Eestis räägitakse, et meie selline kogu kulu, et ma räägin just Eestist, peaks olema umbes 3 miljardit, et praegu on nad jõudnud arvutustega sinna. Aga samas jätkuvalt ei ole sellest kinnitust, et kust me ikkagi ülejäänud raha saame. Ja Riigikontroll on arutanud, et puudu on meil 1,8 miljardit. Ja see segadus eelarve osas ja selle rahaliste vahendite osas oli väga hästi läbinähtav viimase riigieelarve vastuvõtmisel. Selles riigieelarves oli 9 erinevat numbrit Rail Balticu kohta. 9 erinevat numbrit. Iga minister nimetas kogu aeg uue numbri. Me küsime, ja siis mul oli eraldi komisjonis istung sellel teemal ja ma küsisin, palun öelge mulle konkreetselt, milline nendest 9 numbrist on see õige number, palju meil siis läheb raha uuel aastal. Et see on juba sel aastal. Ja mulle siis ütleb Keit Kasemets, ta oli siis veel Kliimaministeeriumis. Tema ütleb, et see number on 294 miljonit. Aga üllatus, seda numbrit ei olnud seletuskirjas. See oli juba 10. number. Ja siis, kui me esitasime eraldi päringu veel Rahandusministeeriumis, sealt tuli juba 11. number. Et ma arvan, kui me täna esitame, siis tuleb juba veel uus number, et iga kord ongi selline numbri maagia, et nagu meil kunagi on peaminister väljendanud. Aga veel
hästi oluline aspekt, mida ma sain teada, kui ma samuti küsitlesin Keit Kasemetsa, ma küsisin, kas on olemas plaan B olukorraks, näiteks meie oleme tublid, ehitame selle enda osa valmis, aga Läti enda poolt ei ehita. Et nad on ju ka öelnud, et nende prioriteet on Vilniuse poole ehitada. Jah, ma olen ka niimoodi aru saanud. Ja kujutate ette, mulle vastati, et ei ole plaan B. Et ma küsin, kuidas on võimalik, et nii suur projekt ja te ei hinda riske läbi, te ei hinda seda, et mis see võib olla maksumaksjale, kui suur see kahju võib olla ja milline peaks olema kohe plaan B. Ja eelmisel nädalal mul oli külas Euroopa Komisjonist koordinaator proua Trautmann, kellele ma esitasin täpselt samu küsimusi. Ja ma sain aru, et tegelikult ka Euroopa tasemel ei ole plaani B. Et mis siis juhtub, kui ei lähe jällegi plaanipäraselt. Et mis see tähendab, kas me esitaks kõik anname vastutus rahaliselt, et näiteks peame siis raha eraldiselt tagasi maksma, sest et ikkagi on oluline see, et kui sa saad Euroopast raha, sa pead seda konkreetsel ajal ära kasutama, projekti valmis tegema. Et kui meil näiteks keegi ei tee valmis, olgu see Läti või Leedu, et on täiesti võimalik, meie kõik vastutame ühiselt selle probleemi eest, siis nad on loonud sellise aktsionäride lepingu ja juriidilise isiku, mis on keskne. See asub Lätis, aga sinna kuuluvad kõik riigid. Selle järgi võib öelda, et me ju kõik oleme ühiselt selle lepinguga seotud ja vastutame. No aga mis see on siis niimoodi, et umbes niimoodi, et hakkame peale, vaatame, mis saab või? See näeb täpselt niimoodi välja, et mida proua Trautmann ütles Euroopa Komisjon, tema ütles, et tagasipööramisvõimalust enam ei ole, et vaatame, me teeme. Aga kusjuures ta tunnistas, et koordinatsioon ja kogu see, mis alguses toimus, oli väga puudulik ja väga arusaamatu. Aga mis mind natukene häiris, et ta hakkas süüdistama seda, et näiteks Eestis, ta isegi tõi välja, olid vastased. Aga kuidas on võimalik, et sa siis süüdistad kogu protsessis nüüd ühiskonda ja inimesi, kes on... Eestlased oli vastalised. Jah, nad ütlesid, et hakkas süüdistama, et teie riigis olid need, kes seisid sellele vastu. Aga see on täiesti normaalne demokraatlik protsess, et on arutelud, on diskussioonid, ja nüüd seda nagu ette heita, teate, et nüüd te ise olete süüdi, et me ei jõua võib-olla tähtajaks valmis. Et ma arvan, et see tegelikult ei ole väga kohane. Ja see veel on küsimus rongidest, et nad räägivad, et meil hakkab Rail Baltic sõitma 2031 on juba rongi. Ronge pole veel keegi tellinud. Rongid võivad ju olla, aga kes rongiga sõidab? Kes see on? Et räägitakse nii-öelda potentsiaalsetest nagu uutest inimestest, kes siis hakkavad potentsiaalselt kunagi sõitma. Et see on ka selline numbrimaag ja arvutus, et kes siis hakkab kasutama. Aga lihtsalt, et see, mis puudutab ronge, et see hange ja kõik see võtab aega vähemalt 8 aastat. Et täna on juba 2025. Mina olen vastaline. Aga ma ei tea, kas ikka ei tuleks nagu odavam praegu kogu asi seisva panna ja öelda, et sorry poisid, eksisime. Vaatame tulevikus, kuidas on ja need paar viadukti, mis valmis on, las nad siis olla ja lõpuks keegi tegi ettepaneku siin, et selle trassi peale Tallinna-Rapla võiks teha 4-realise tee, et siis ja seal Viljandi maanteel on ka viadukt ilusti valmis, nii et ma ei tea, äkki peaks ikkagi katki jätma selle, et vältida edasisi keskkonna ja finantskahjusid. Ja, et nagu mõtlesin, et Euroopa Komisjonilt tuli kindel vastus, et midagi pooleli ei jäeta, et sellega peab kindlasti edasi minema ja öeldi, et kindlasti 2030 juba pakutakse teenust. Et ma tahaks vaadata, et eks me siis vaatame 5 aasta pärast. Aga mina tahaks ikka ennem teada, et kes hakkab seal sõitma ja mida hakatakse seal vedama. Ja veel üks aspekt on see, et räägitakse, et eks ole, et see on rahaliselt tasuv.
aga kui tegelikult vaadata sisse, et mida nad siis rahaliseks väärtuseks loevad, et no see ei ole nagu reaalne raha, see ei ole nagu see reaalne raha, nagu meie praegu panustame selle ehitamiseks. Et seda nimetatakse sotsiaalmajanduslik mõju, ehk siis nii-öelda, et luuakse uusi töökohti, et räägitakse, et tulevad uued turistid, kes nii-öelda võib-olla lähevad kuskile linna ja on välja arvatud läbi selle, aga tegelikult kui sinna sisse vaadata, et võib ju rääkida, et see võib osutuda väga suureks blufiks ja need arvutused ka ju pidevalt muutuvad ja näiteks Läti uurimiskomisjon, et me kutsusime ta ka meie komisjoni, et tema on olnud väga kriitiline ja väga skeptiline kõigi nende numbri arvutuste osas ja ka selle maksumuse osas. Et tema arvab ja Lätis tegelikult on probleemid praegu ka, et selle taha võib jääda ka veel. No jah, aga tegelikult võtta siin ega soomlased ei hakka oma kaupa kunagi selle raudtee peal vedama, sellepärast et nad panevad laevadele ja sõidavad nendega kohe Rotterdami või kuskile mujale sadamasse, Euroopa sadamasse ja ongi kogu lugu, miks nad peaks hakkama 10 korda omal siin seda ümber laduma. Aga siis, mida see Euroopa Komisjoni esindaja siis ütles, et läheme ikka rõõmsalt edasi ja küll ikka kuidagi midagi vaatame. Ja tegelikult see istung on järele vaadatav, see oli avalik istung, et seal oli sünkroontõlge, et kui vaadata tegelikult seda, kuidas vastati küsimustele, ma näiteks esitasin väga konkreetseid küsimusi, aga mulle vastati hästi pikalt, 10-minutiliselt, 20-minutiliselt ja räägiti kõigest, aga tegelikult mitte sellest vastusest. Ja tegelikult selline asi toimub, siis tavaliselt see näitab, et ikkagi midagi ei ole päris korras. Aga muidugi, eks tal ei ole võimalik seda tunnistada ja ta ei saa seda tunnistada ja pärast tagantjärgi, et ma vaatasin, ta ka intervjuus rääkis Aktuaalsele kaamerale igal pool seda, et kindlasti peab tulema, tagasipööramise võimalust ei ole ja et me ehitame selle valmis. Aga ma räägin, et mind häiribki kõige rohkem, et ei ole plaan B ei meie riigil, ei ole Euroopa Komisjonil ja nüüd, mida räägitakse, et see on oluline nagu sõjataristu osas, et tegelikult väga respekteeritud inimesed just sõjanduses on tegelikult olnud pigem kriitilised, et ta näiteks ei suuda välja vedada sellised raske tehnikat ja asju. No ma ei tea nüüd, kuidas see vedamisega on, aga kuskil, ma ei mäleta, kas see oli Saksamaal, kui mingisugused halvad inimesed lõhkusid mõned alajaamad ära raudtee ääres ja päris mitu päeva ei toimunud kohe üldse midagi, nii et siin nagu sellega on nagu tõesti selle raudtee seisma panek on lihtsam asi, eks ole, see ei ole mingi küsimus. Tegelikult see on, ma vabandan julgeoleku osas, et seal on tegelikult kirjas väga huvitav asi, et umbes kui on näiteks mingi oht, et siis on võimalik, ma mäletan nüüd täpselt numbrit, aga üle 100 000 inimese saab, eks ole, korraga sõita siis Varssavi poole, eks ole. Ja siin on nagu küsimus, et kas tõesti ainus siis julgeoleku aspekt on see, et korraga saab nii palju inimesi põgeneda. Et see ongi... Ei no selle 100 000 inimest raudteega ei lähe nüüd küll kuskile, eks ole, see on niisama, ma tea. No need ongi need arvutused ja numbrimaagia, mis no tundub vist jah, et siin seoses selle Rail Balticuga on nii palju numbreid, et see ajab, nagu öeldakse, kui see vanasti öeldi, et see ajab lausa jooma. Ütleks niimoodi, vanasti öeldi niimoodi, vabandage, kui kellelegi see ei meeldinud. No jah, aga räägime ikka natukene, siis kui hakkas juba raudteest rääkima, räägime ikka lendamisest ka. Ega siis ei saa ju muidu sellest kuidagi mööda, eks ole. Mis siis selle Nordicaga oli ja millal siis see tegelikult sisuline pankrot, millal siis tegelikult siis aset leidis?
esiteks see, et 10 aasta jooksul suudeti 2 riiklikku lennuettevõtet pankrotti viia ja seejuures vastutav minister oli Kristen Michal, kes täna on meil peaminister. Ma arvan, et ma ei tea ühtegi teist riiki, kellel võib-olla on ka selline rekord, et kui nii võib väljendada. Ja nüüd, mis puudutab Nordicat, siis tuli ju vahepeal erikontroll. Aga see vaatas sellised aastad, mis olid kuni aastani 2023. Aga mina erikomisjonis vaatlesin just neid asju, mis ei läinud erikontrolli. Ja seal on päris huvitav. Tegelikult juba 2023 oli aru saada, et ega see ettevõte ei vea välja. Ja muidugi selle jaoks, et kunstlikult seda üleval hoida, kasutati siis erinevaid meetodeid ja võimalusi. Ja ma arvan, et põhjus, miks seda oli vaja kindlasti nagu ma ütlen, kunstlikult üleval hoida, et oodati, kuni Kristen Michal liigub Kliimaministeeriumist peaministri koha peale. Et see pankrot ei juhtuks sel ajal, kui tema on Kliimaministeeriumi ametis. See ei oleks ju väga hea, kui jällegi, nagu ma ütlesin, teine firma läheb pankrotti, kui tema on selle vastutusala minister. Ja sealt koorus üks väga huvitav kaasus, et kutsuti, esiteks enne oli Jan Palmér, oli see, kes oli seal juht, tegevjuht. Ta lahkus päeva pealt, mis on siiamaani väga kahtlane ja arusaamatu. Ja põhimõtteliselt 2 päeva pärast oli võetud uus nii-öelda päästetiim. Ja nendega oli sõlmitud leping, mis maksis iga kuu 190 000 eurot. Iga kuu maksis 190 000 eurot, et nemad nii-öelda päästsid Nordicat. Ja meile pidevalt väideti, teate, et see leping on ainult 6 kuuks. Ärge muretsege, et pärast vaatame, kuidas see koostöö sujub. Vahepeal ilmnes fakt, et see firma, kellega see leping sõlmitud see koostöö, nad on viinud pankrotti erinevaid järjest lennuettevõtteid Maltal, Itaalias ja nad on eraldi kriminaaluurimise all petturliku pankrotti eest. Ja siis Nordica maksab neile 190 000 eurot päästmiseks. Ja see lõppes ka pankrotiga. No aga siis nad olid ikkagi spetsialistid. Ja spetsialistid, jah. Nad olid ära treeninud oma palga. Ja siis esiteks meile valetati, et see oli ainult 6 kuuks. Nendega pikendati lepinguid ka pikemaks. Need inimesed seal jätkasid tööd tegevjuhi rollis, finantsjuhi rollis. Mis kõige olulisem, Kristen Michal oli teadlik nendest probleemidest, sellest kriminaalsetest probleemidest, sellest kriminaaluurimisest ja ta ei teinud midagi. Ta ei palunud lepinguid lõpetada, vaid vastupidi, nendega jätkati koostööd. Ja siis tuli veel KredExilt lisatoetus 1,5 miljonit. Ja seal oli ka... See ei olnud enam seda palgaraha või mis? Sealt läks osa, sellest muidugi läks ka palgarahaks. Et nad said seal umbes juhtimistasusid, ma arvan, et see on umbes 20 000 ringis, et see juhtimistasud olid väga suured. Aga see, me võimegi öelda, et põhimõtteliselt 1,5 miljonit läks ka selle ettevõtte kõik need tehingud, mis iga kuu selle lepingu eest maksti, et selle peale. Aga seal on teine asi. KredEx tegelikult ei tahtnud seda väga välja maksta. Nad said aru, et on probleem Nordicaga ja on see suure tõenäoliselt pankrotis. Aga Keit Kasemetsalt jälle, tema nime on igal pool. Keit Kasemetsalt tuli eraldi kiri palvega, et ikkagi KredEx maksaks välja. Ja mina ei usu, et ta oleks seda välja saatnud ilma Michali nõusolekuta. Ja see on tegelikult ju mõjutamine. Rahandusministeeriumist tuli ka nii nimetatud toetuskiri. Et kuidas on võimalik, et põhimõtteliselt kõik olid teadlikud, et see läheb pankrotti, et maksmakse raha läheb kaduma ja ikkagi suurestati KredExit seda välja maksta. KredEx ei tahtnud, sest nad said aru, et suure tõenäosusega neil on väga raske seda raha tagasi saada. Ja hiljem me hakkasime veel uurima seda,
kust üldse see niinimetatud päästetiim tekkis, et see ei saanud ju niisama tulla. Kõige huvitavam, et siin on nagu täiesti sürrealistlik. See inimene, kes on selle sama firma partner, see sama, kes siis oli nii-öelda päästetiim, ta on ka Nordica nõukogu liige. See on selge huvide konflikt teema ja siis on tulnud välja, et ta ise surus juhatuse koosolekutel, erinevatel koosolekut. Meil on vaja päästetiimi, palun võtke just, eks ole, see firma, selle firma nime on Knighthood Global. Ja ta ise on meil Hollandi poliitik, Camille Eurlings, et oli ka Europarlamendi liige, aga lihtsalt kui seda kõike vaadata, et lihtsalt kasutati jällegi meie lennuettevõtted, riiklikku lennuettevõtted, välismaised ärimehed ära, et oma endale taskud rahadega täis teha, sest et me näeme, et riigis polnud spetsialiste, kes said aru üldse, mis toimub. Ei suudetud kontrollida, aga neil oli väga ideaalne riiklik lennufirma, pidevalt maksumaksja toetus, pidevalt raha tuleb peale ja nemad nii-öelda ajavad äri, mis meil lõppes jällegi pankrotiga. No nii, mis see ikka kauaks need lennukid siis nüüd nagu seisma jäävad või? Nüüd neid müüakse. Nüüd on küsimus, et... Kas keegi on ostnud ka neid? Et midagi nad seal on juba suutnud teha, aga nüüd on ikka küsimus, jah, tõesti, kui palju oleme suutelised mingitki raha tagasi saada. Ja tuleb lõpuks ka arutada seda, et mis kogu asi maksumaksjale maksma oleks. Et ma arvan, et see summasid me veel hakkame tulevikus arutama. No tahaks loota, aga räägime nüüd natuke pensionäridest ka, mitte nüüd ütleme korruptsiooni vastase komisjoni raamides, vaid niisama, et kui Riigikogu liige. Et vaadake, meil siin on ju teada, eks ole, et juba sellel aastal ennustatakse kuskil meie hinnataseme tõusu kuskil 6-7%, aga möödunud aasta kuskil suvel tegi Euroopa Komisjon uuringu 4 riigis, kus siis uuriti pensionisüsteemide jätkusuutlikkust ja nendest üks oli siis ka Eesti. Ja siis selle uuringu tulemusel tuli välja, et pensionäride jaoks olenevalt nende tarbimisstruktuurist hinnatõus võrreldes riigi keskmisega on tegelik hinnatõus on 6% suurem. Tänu sellele, eks ole, et siin on kindlad kuluread, eks ole, mis pensionäridel põhilised on siis toit, eluase ja ravimid. Ja tänu sellele struktuurile, tarbimisstruktuurile, siis mõjub ka pensionäridele see hinnatõus palju rohkem. Nii et kui me räägime nüüd praegu 6-7%, siis tegelikult pensionäride jaoks kujutab see endast kuskil minimaalselt 10%. Ja see on selge, et inimestel on raske otsad saab kokku tulla ja inimesed elavad pensionipäevast pensionipäevani. Aga siin nüüd seoses selle seaduse või määruse muudatusega ju on niimoodi, et pension ei pea enam välja maksma 5. kuupäeval, vaid kõige esimesel tööpäeval peale seda 5. kuupäeva, kui see satub puhkepäevale. Aga tegelikult oleme me saanud signaale pensionäride käest, kes on meil kirja saatnud, et see kuu oleks me pidanud saatma pensioni ülekande 7. kuupäeval. Aga siin saadeti inimestele kirju ja öeldi, et kuulge, vaadake, et meie ei saa teile ikkagi seal seda raha üle kanda, et mingisugust tehnilised tõrked, värgid kõik. Ja siis tehti ettepanek, et me kanname teile 11. kuupäeval siis selle raha üle.
aga inimesed ja pensionärid, kes oli arvestanud sellega, et nad siis ikkagi 7. kuupäeval selle raha saavad, noh, neil tekkisid tõsiselt raskused, et ma ei saa aru ikkagi, kuidas siis meie digiriigis saab niisugune asi olla ja mina kui pensionär pean tunnistama, et selle aja jooksul, kui mina olen olnud pensionär, ei ole kordagi niisugust asja juhtunud. Et mis meil siis siin riigis nagu ette lahti on? Tegelikult kõik need märkused olid väga õiged ja Euroopa Liidu vaates tegelikult meie Eesti pensionäri toimetulek on palju halvem, et kui seda vaadelda ja kahjuks ka vaesuse langemise risk on suurem. Eriti on keeruline üksi elavatel pensionäridel ja kui me vaatame kõiki neid maksutõuse, eks ole, alguses tehti otsus, teate, käibemaks 22%, tulumaks 22%. Selle aasta neid maksutõus on. Siis otsustati, ei teate, et ikkagi teeme 24%-ni nii käibemaksu kui tulumaksu, kahjuks need pole veel isegi jõustunud ja see väga raskelt mõjutab ka pensionäri ühelt poolt, eks ole, tulumaksu tõusuga väheneb pension ja teisalt käibemaksu tõusuga läheb raha ära sellega, et kõik toidukaup, eks ole, retseptiravimid. Aga meil ka ei ole enam keskmine pension, ei ole ka enam tulumaks vaba. Ja lisaks veel tehti ka see muudatus ja kusjuures retseptiravimid läksid ka kallimaks, sest ka siin tõsteti nende hinda, et eraldi tehti seaduseelnõu. Ja nüüd veel see sama hästi oluline aspekt, mida te mainisite, et just see, eks ole, kuupäeva väljamaksmise kuupäev. Et see näitab seda, kuidas riik püüab võita mingisugust väikest raha eelarve mõttes, on see väga väike, et nad sellega nad seal jah tõesti saavad midagi juurde, et nagu ma olen aru saanud. Kas nii väike summa nüüd seda raha voogusid riigi kassas? Aga pensionäride vaates on see väga suur vahe, millal ta saab ja eriti on nädalaajane vahe. Et kui on eriti ette planeeritud ja nagu me teame, et väga paljud elavadki pensionist pensionini, et viimasel nädalal isegi ei ole inimestel raha, et minna poodi, et süüa osta ja siis tuleb veel, eks ole, nii-öelda uudis neile, et teate, et meie on ikkagi kas tehniline tõrge või muu põhjus. Ja seal, eks ole, riik võib-olla saab mingisugust paar senti oma riigi eelarvesse juurde, et nad, eks ole, muutsid seda, aga tegelikult pensionäridele on see väga suur kaotus ja teine veel selline asi on, mis on minu arvates täiesti vastuvõetamatu, mis tehti, kaotati ära üksi elava pensionäri toetus, kui tema peaks minema sattuma tõesti hooldekodusse. Et mina ei saa aru, kuidas on üldse võimalik, et see nagu näitab sellist suhtumist, aga siin ju ega riik ei võida riigi eelarves palju. Et jällegi mõned sendid, see on kujundlikult, aga kujutage ette, kui suur kaotus on see pensionäridele ja me teame, et kahjuks need, kes ühel teisel moel satuvad hooldekodusse, et tihti võivad olla ka üksikud pensionärid, et neil ei olegi lähedal inimest, kes saaks nende eest hoolt kanda, et kes saaks neid aidata. Ja kujutage ette, et just nendelt inimestelt, et kes on ühes raskemas seisus, võib-olla kellel ei ole kedagi kõrval, te ütlete, et teate, et aga ma võtan teilt ka selle üksi elava pensionäri toetuse ka ära. Et kuidas see üldse nagu võimalik on, et põhimõtteliselt? On võimalik. Mina võtsin osa Riigikogu sotsiaalkomisjoni koosolekust, kus seda arutati, seda üksik elava pensionäri toetuse äravõtmist. Ja teate, mis ütles Irja Lutsar? Vaadake, meil on niisugune olukord tekkinud, et osad, kes on juba hooldekodus, nemad seda üksi elava pensionäri toetust ei saanud. Aga nüüd tulevad uued patsiendid, kes oma korteris elamise tingimustes said seda üksi elava pensionäri toetust. Et asi oleks õiglane, võtame nendelt ka ära. Niisugune oli suhtumine. Et teil on avapärane suhtumine õiglusesse, et see on lihtsalt, ma ütlen, et see on küünilisuse
küünilisuse tipp ja tegelikult me näeme, et sama suhtumine toimub meil ka Tallinnas, et minu jaoks oli täiesti vastuvõetamatu, et põhimõtteliselt esimene asi, mida tehti Tallinna lisaeelarves, kui uus võim tuli, eks ole, valitsema, nad kaotasid ära pensionäride abipakid. Ehk siis need olid mõeldud just nendele pensionäridele, kellel on tõesti väga suur vaesumisrisk, kellel väga väike sissetulek ja kelle jaoks oli tõesti see abipakk tegelikult väga suureks abiks. Eriti kui sul, eks ole, kuu lõpus ei olegi midagi süüa. Mäletan, et küsisin küsimuse Jevgeni Ossinovskilt, et kuidas on võimalik, et te kaotate ära. See on väga oluline olnud pensionäridele ja vastus tuli selline, aga mis seal ikka, et see 5-7 eurot abipakk, et mis vahet seal on, kas see on või ei ole. Ja teate, me hakkame üldse Toidupangaga tegema koostööd ja et kuidas on see võimalik selline suhtumine, et võib-olla tõesti ka Tallinna jaoks, ega see ei olnud nii väga suur kulu, aga kujutage ette, kui suur kaotus võis see olla mõnele üksi elava pensionäri, kellel ongi kas väike või pea olematu sissetulek ja mina ütlesin, et Jevgeni Ossinovski võiks olla nii julge ja minna, eks ole, seal, kus on olnud varem see paki väljastamispunkt ja öeldagi otse nendele pensionäridele, et teate, mis ikka teid aitab. Et ma tahaks, et kas ta seda julgeb teha. Ma väga kahtlen, et seda juletakse teha, aga lihtsalt, et me näeme, et täpselt see sama suhtumine, et pole inimlikkust, pole sellist, kuidas öelda, aru saama sellest, kuidas inimesed hakkama saavad, ega ei taheta üldse aru saada, et nii nagu see on Toompeal, täpselt samamoodi on ka Tallinna linnas. Nojah, ega tundub jah, et Tallinn tahab ikka kõvasti kokku hoida kogu aeg. Ja tegelikult see on ka väga arusaamatu, et siiamaani on Tallinnas väga hästi asju majandatud, et eelarve oli väga korrus. Me ei ole ka võtnud laenu, kui oli Keskerakond valitsuses, aga tänaseks me oleme ka mõistnud, et seal tehakse enda jaoks vajalikke otsused, mingisuguse erakooli ostmised, kus siis erakooli jaoks osteti eraldi maja, kus siis käivad linnapea lapsed ja abilinnapea Madelikus lapsed siis see niinimetatud avatud kool. Selle jaoks kujutate ette, osteti eraldi uus maja. Et kuhu läheb maksumaksja raha? Maksumaksja raha läheb erakoolile lisahoonete ostmiseks. Mina näen küll siin, et see on selgelt poliitiliselt kaalutletud ja sellise poliitilise korruptsioonimaiguga otsus. Ja ega neid otsuseid tulebki pidevalt, mida me näeme, et kus siis tehakse seda, mis on endale parasjagu kasulik. Ja et kuidagi saaks need valimised võita. Valimistest ju võime rääkida. Kusjuures ja viimane otsus, et see on nagu väga huvitav vaadata. Ma arvan, et praegune valimisvõim, praegune valitsusvõim on aru saanud, et kohalikel valimistel ei ole võimalik 3 korda hääletada või et hääletatakse nii kaua, kuni tuleb õige tulemus, eks ole, nagu meil oli linnapea valimisega. Ja siis nad nüüd otsivad muid võimalusi, kuidas mõjutada valimisi. Ja nad on teinud otsuse, et nad on kaotanud pea pooled valimisjaoskonnad. Ja siis ma loen seda põhjendust ja kuulan, öeldakse, aga teate, inimeste kombed on muutunud harjumused, kõik tahavad nüüd hääletada. Esiteks, statistika näitab täiesti vastupidist. Eelmised kohalikud valimised 53% käisid valimisjaoskondades, 58% käis Euroopa Parlamendi valimisjaoskondades. Kus on see, et enamus tahab hääletada, ei ole nii. Ja teine väga oluline aspekt, ja ma tahan selles küsimuses eraldi pöörduda õiguskantsleri poole. Tegelikult nad sekkuvad ka vabade valimiste põhimõttesse. Mida tähendab vabad valimised? Vabad valimised tähendab seda, et igaüks saab teha oma valiku ilma surveta, ilma takistuseta. Aga see tähendab ka seda, et igal valijal on valikuvabadus, kas ta siis läheb hääletab või ta läheb valimisjaoskond. See on vabade valimise põhimõte.
ja praegu nad ju tegelikult piiravad seda ja survestavad inimesi minna hääletama. Mina näen siin selget riivet just nimelt vabade valimiste põhimõtetega. Ja teine oluline aspekt on see, et me teame, et vanamealised inimesed, et nemad ka pigem soovivad minna valimisjaoskonda, et see on paljude jaoks väga oluline. Samuti on meil erivajadusega inimesed ja nende jaoks iga lisakilomeeter või siis see, kus asub valimisjaoskond, kus ta on harjunud käima, on väga oluline. Ja need valimisjaoskonnad on need ju kaotatud. Et näiteks väga hea näide Stroomi keskuses. Nad jätsid selle valimisjaoskond, mis on teisel korrusel. Aga paljud ei taha näiteks minna kaubanduskeskusesse. Aga näiteks väljas oli meil spetsiaalne telk, kus tulid väga mugavalt said pensionärid tulla või siis said erivajadusega inimesed tulla. Et see siis võeti ära. Aga ega ka see pole niisama kogemata, millised jäeti ja millised võeti ära. Õhtuleht tegi eraldi analüüsi ja nad jõudsid järelduseni, et võeti ära just need valimisjaoskonnad, kus oli Keskerakonna toetus suurem. Jäeti alles need, kus oli siis sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna, Eesti 200 ja Isamaa toetus kõrgem. Ehk siis, et see ei ole juhuslik. Ja kõige parem näide sellest Haaberstis, kus on väga palju elanikke. Jäeti 4 valimisjaoskonda, Nõmme, kus on palju vähem. Seal avatakse 7 valimisjaoskonda. Et kus on nagu proportsioon on. Aga muidugi Nõmmel on neil rohkem valijaid. No edu jõudu teile oma kirjavahetuses meie õiguskantsleriga. Ega midagi muud ei oskagi öelda selle peale. Aga tore, et saite tulla ja äkki mõni teine kordki tulete. Me loodan, et ei hirmutanud teid ära. Aga aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid ja kõike ilusat teile. Häid pühi!